Jõhvi lasteaia Sipsik õppeala juhataja Olga Edovald rääkis telekanalile Liites, et see üritus oli omapärane selle poolest, et tähistati seda õues. Lapsed tantsisid rahvatantse ja laulsid Eesti rahvalaule värskes õhus. Osalesid lapsed 2–6 aastani. Alates sõimerühmast võtsid kõik pidustustest osa. Kes tantsib, kes vaatab, sööb kommi ja lennutab õhupalle. Kõikidele oli tegevust. Selle ürituse initsiaatoriks oli Urmas Laada. Lasteaia hoovis võttis lapsi vastu tõeline Sipsik ja koos tantsiti haaravat kaerajaani. Tants tuli väga lõbus ja kaasahaarav. Kõik liikusid sünkroonselt Eesti muusika taustal ja rõõmuga esitlesid vaatajatele oma tantsuoskusi. Seejärel esitati koos laulu Palju õnne Eesti, mis edastas tõelist kodumaa armastust laste poolt. Kulminatsiooniks sai sinimustvalgete õhupallide lennutamine taevasse. Lapsed koos kasvatajatega lennutasid õhupallid taevasse, soovides samal ajal salajasi soove ja vaadates neile järgi suurte silmade ja uudishimuga. Selline tegevus lõi positiivse meeleolu ja oli suurepäraseks finaaliks pidustustele. Selline üritus oli originaalseks kingituseks Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Päeva lõppedes said lapsed magusad kingitused sponsoritelt, mille Sipsik jagas kõikide vahel võrdselt laiali. Jõhvi lasteaiad Sipsiku maja tervitab kõike ja soovib neile ja kõigile palju õnne Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Olge tublid, edu teile! Hurraa, elagu Eesti!